Aga kuidas me need noored siia saame siis? No miks me, kuidas me saame? Nad ju käivad. Ma ütlesin, aga nad käivad kooliga kohustuslikus korras. Ei käi. Tere, me oleme siin Estonia teatri ja kontserdi ja ooperimaja taga ja kohe varsti lähme sisse, teeme juttu peadirektori Ott Maateniga. Pidi olema mingi majajuht. Ahah, haldusjuht Vello viib meid vaatama siis kõiki kitsaid ruume, mis siin on. Maas on haigla linoleum. Neid maske siin poleks siis ega ei teakski, kas olema haiglas või teatris. Nii. Siin on siis natukene kaasaegsem. Me oleme jõudnud 90-ndatest 2000-tesse. Vaatame parem, mida nad joovad. Lahustuvad teed. Suhkru jaoks siin raha ei ole inimestel. Kohvimasin ajast arust. Vähemasti ei ole nende rahaline seis ikkagi nii kurb. Üks ruum on teisest maru kaugel muidugi, järgmine riietusruum. Siin on selline natuke rohkem sellist lasteaia hõngu või ujula kappide moodi on ka natukene. Nii, siin siis isegi mikroon ei ole mitte isegi au kohal, ära peidetud. Ja siin on lavameistri ruumid või? Me vaatame seda põrandat. Viimati nägime sellist teleseriaalis Veri. Et sellised on siin siis ressursid. Muidu võiks nagu rockstari mängida selle Kineskoop teleri rõdult alla visata, aga see tekitab kahjulikke gaase ja lõhub kallist vara. Seda on ajal, millal tuleb lavale minna, see näitab lavapilti. See näitab lavapilti siis kõikidest telekatest maailmas. Vaatame siis metallitöökoda ka. Ossa. Noh, ainult üks joodikust tööõpetuse õpetaja on siit puudu. Aha, ja isegi tuled ei lähe automaatselt tööle. Kurat siin on ruumi laiata küll ju. Ja keegi on siin pattu ka teinud natukene. Jah, lähme üles tagasi. Tervis ja rada. No nii, siseneme. Härra on siin juba. Tere. Tere, Ott. Tere, tere. Kas te ise üldse saate ooperist aru või, et mis nagu toimub? No muidugi saan. Väga hästi saan. Aga mis teie arust see kõige õudsem ooper siis on? Et siuke ilge ulgumine käib ja ei kannata üldse? Ma eile tulin Stockholmist, seal mängiti sellist ooperit nagu Alban Bergi Votsek. Noh, see on tõesti võib tunduda alguses harjumatule kõrvale väga suhteliselt õudne. Lugu on ise ka õudne ikkagi sellisest karmist elust, aga rahvas oli püsti, aplaus oli 9 minutit, kuigi ooper sinu kriteeriumite järgi on arvatavasti väga kole. Ma lihtsalt mõtlen, võib-olla nad aplodeerisid selle pärast, et see õudus sai lõpuks läbi. Et... Ei, kindlasti mitte. Kindlasti mitte. See on nagu alati tuntav. Sa ise oled ju ka lavainimene, tead ju laval. Kas aplodeeritakse lihtsalt niisama või see, et meeldis? Aga selline mees nagu Mart Mikk, tead sükest venda? Tean. See mees ütles, et selles saalis ei saagi õiget ooperit teha, et siin ei saa õiget elamust kätte. Mingisugune keeruline jutt on, mingid kubatuurid ja asjad või... No eks ta tõsi on selles mõttes, et ta nagu selles akustilises ja heli esitamise mõttes on ta erakordselt kuiv saal. Me oleme siis tüssu saanud terve aja või? No aga ta ei ehitatudki tollal ju selleks saaliks. Kui 1913 ehitati, siis oli ta draamateatri saal, kõneteatri saal. Meile keegi ei räägi sellest ja öeldakse, et tuleme ooperit vaatama ja siis saame tüssu hoopis mingit kuiv ooperit või? No vat jah, võib öelda küll, et saate siis selles mõttes tüssu. Jah, palju siia mahtus? 800 inimest. 800 inimest. Võib-olla Ari-Mati Mustonen müüks ka selle ära. Aga ma ei tea, kas siin ropendada tohib muidugi. No väga soovitav ei ole. Marti üldse käis teist keegi jooksmas siit või? Vaat seda ma ei tea. Mina ei käinud. Teil on nii palju häid kostüüme siin, et oleks nagu raske minna. Meil on kostüümi laenutus ja sealt laenutatakse väga palju. Kas te küsite ka, mis nende kostüümidega tehakse? Ei tehta mingeid imelikke toiminguid kuskil pimedas keldris või pole tähtis, kes maksab, see võtab või? No see on üldiselt nii jah, et võtab kostüümi ja toob tagasi. Võib-olla ei tahagi teada, mis nendest tehtud on. Aga kelle maa peale see juurdeehitus siis tuleb? No juurdeehitus praegu oleks planeeritud osaliselt meie enda kinnistule, see, kus meil maja ääres need autod pargivad, aga siis osaliselt sinna kõrval oleva selle nimetame siis kiviplaatidega kaetud pargialale. Või mõtlen, miks just siin kesklinnas kõige parema pinna peal? Politsei on isegi Mustamäele viidud. No Euroopas suured olulised teatrid, kultuuriasutused, nad on ju kesklinnas. Aga miks me ei võiks teisiti teha? Me ei pea kõike nii tegema, nagu Brüsselis kästakse. See ei ole Brüssel, see on ammu enne, kui Brüsselist käskima hakati. Ooperiteatrid ja muuseumid on valdavalt ehitatud 100 ja 200 aastat. Ei ole kuskile mujale sest teha. No ikkagi inimeste loogika on öelnud, et sinna on ikka kõige otstarbekam teha, sinna, kus inimesed kokku tulevad ja kus on nagu kõik igalt poolt nagu võrdne maa tulla. Ja kelle loogika? No
mis mõttes kelle loogika, inimeste arusaamine asjade nii-öelda paigutamisest. No jah, lepime siis, et kõigil on võrdne maa tulla, aga ei ole. Aga kuidas me need noored siia saame siis? No kuidas me saame, nad ju käivad ju. No jaa, aga nad käivad kooliga kohustuslikus korras. Ei käi Iialgi ei tule ükski noor vabatahtlikult siia. Okei, üks kool võib-olla jah, VHK-st võib-olla käiakse siin. Sa eksid. Ma mõtlen enda kogemuse peale. Ma olen siin saalis käinud 2 korda. Üks kord 8. klassis, ma istusin seal üleval kusagil. Siis ma ei tea, kas te teate, mis on muda. See on lahtine mokatubakas, süstlaga paned alla. Panime seda, mul hakkas kõhus ilgelt keerama, pidin vöö lahti tegema. Klassijuhataja ei olnud väga õnnelik minu tempude üle ja mul paralleelklassivend Sam vaheajal tulin välja, Sam oli poole pealt jooksnud välja, istus seal näost roheline. Ma pole kunagi näinud, et kellegi niimoodi jookse maik suus, et ta on näost roheline. Et kas niimoodi siis peavadki noored tulema ooperisse, ennast lõbustama mingisuguste mokatubakatega, et niisama ei saa vaadatud. Sa jälle paned mingisse rallit täiesti teise äärmusesse. See on minu peaaegu ainuke isiklik kogemus. No aga tule seesama pähklipuret vaatame, tule vaata ära, ütle, et... Tule vaatan, annan uue hinnangu. Annad uue hinnangu, jah. Meil ei ole vist kõige paremad kohad praegu, aga... Sellest, mis toimub, seda ei viga. Oota muda alt ära. Ei maksad, ärge tehke muda Estonias, jumala rõve. Mina ei arvanud, et me ei tohi nagu WC-s käia, vaata. Teine variant oleks, et ma oleks selle muda ila sinna maha sülitanud, see ei ole ka nagu normaalne. Ma lihtsalt olen sündinud rebel. Tegelikult oli ikkagi üsna pakiline seis selle mudaga. Aga muidu täielik nostalgia, täpselt sama, mis 8. klassis. Administraatorid jooksevad mulle järgi ja mina panen muda ja nüüd karistuseks ei näegi need pähklipure. Tegelikult oleks tahtnud näha.